3 aastat varsti oleme siin olnud ja et me ei ole siin väga palju muutnud. Aga kas on sul midagi siin korteris, mida sa tahaksid kindlasti muuta või mis on sinu meelest, ma ei tea, ajast arust, mis võiks lennata jaladees välja siit toast? See diivan. See diivan, jaa. See diivan, see on meil olnud üle-eelmisest korterist. Et ta on mugav, aga ta on mugav, ja näästi ja mulle ei meeldi ta. Kadriorus oma päris enda esimeses kodus võtab meid vastu üks tõeliselt rahvusvaheline noorpaar. Austraallane Brendan ja tugevate Rootsi juurtega Maimo on värske abielupaar, kes on saanud äsja ka esmakordset lapsevanemateks ja seda ühele imearmsale pisipojale Isaac Michaelile. No nii, teie olete minu Eurovisiooni pere ja mis on Eurovisioon ilma lippudeta, Maimole Rootsi lipp. Brendan, this one is for you. And Isaac, I'm gonna give you this Estonian one. And now, are you ready? 3, 2, 1, let's roll! Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. When we first met, I remember it was 6 days after I just turned 22. Yeah, so it was the 9th. I turned 22 in Paris. It was the first time I'd ever left the country. I was doing a Euro trip around, Europe. Started off in England, went to Paris, France, Belgium, and then Amsterdam, and that's when we met. We went for like a high school graduation. So when we finished high school, we went to Amsterdam to do what kids do in Amsterdam. And it was my last night. The 9th of June was my last night with the class. And then you were staying with 2 English girls in the same room. And they invited me and my friends out. And then they brought you along. And then we hung out the rest of the night. You were charming me with all your stories. Correct. Yeah, and then I got, I don't know what you can say, but I got too drunk, basically. So he helped me back to my room, gave me a kiss on the cheek, and then he left. And or at least that's what I told her. Yeah. He gave me a kiss on the cheek and I remember stuff. He gave me a kiss on the cheek and then I went to bed. And the next day I stayed around because I hoped to see you the next day, but I never saw him again. And then I found him on Facebook. Internetis kasvas Maimo ja Brendani suhe nii tugevaks, et lõpuks otsustati suhet päriselus testida. And then it was roughly about a year and a half before we actually met up again for the first time. And I believe that's when I first came to Estonia. I came during the winter time and being from where I am from in Australia, I'd never seen snow before. So it was really cool to see snow. So it was magical, first reunion. Yeah. And the thing I remember most about arriving to Estonia was just how right it felt. Everything was just super easy. Kuna esimene põgus kohtumine tundus justkui taeva poolt määratud, võeti üsna pea ette juba uus ja julgem samm koos olemise suunas. Yeah, we decided I will go there and then see how it works there and it again felt very natural. Yeah, it just worked. Yeah. Maimo sai Austraaliasse töökoha restorani ja õige pea kolitegi kokku. Koos elati seal ligikaudu aasta. By the time we were approaching the end of your visa, that's when we basically just started moving and started putting together the paperwork and all that sort of stuff. I was not really happy where I was in Australia. I was making good money, but I wasn't happy with what I was doing. And being with Maimo was the happiest I'd been in quite some time. So it just seemed like it made the most sense to continue chasing that. Nii tehtigi 6 aastat tagasi otsus Eestisse kolida ja siin elu sisse seada.
3 aastat tagasi soetati esimene ühine kodu, kuid selle sisustamine on pikale veninud. No nii, Maimo, me oleme jõudnud sinu armsasse hubasesse koju. Palun, räägi lähemalt. Kas ma saan aru, et siin on mingisugune pulmapidu toimunud mõni aeg tagasi või? Jaa, mina ja mu mees just abiellusime. Kui äge! Palju õnne teile! Täpselt 6 aega tagasi. Nii, et värske abielupaar, nii vahva. Kuna värskel abielupaaril on ka uus pereliige kodus kasvamas, sündiski otsus saatesse kirjutada ning Igea ja Hanna appi kutsuda. Kelle terava pilgu eest ei jää midagi varju. Aga see teil muidu põleb? See peaks põlema. Aha, okei. Aga suvel ei kasuta, vaata. Me panime selle siin, kui me kolisime siia sisse ja siis me lihtsalt pole välja vahetanud. Kuppel ise muidu päris kaunis ju. Noh, rotang on ja et ei ole midagi viga. Aga sina kui värske ema, kas sa tunned, et siin võiks olla midagi, mis teeks sinu elu emana lihtsamaks? No kiiruumi, kui me liigume sinnapoole, siis tegelikult siin ei ole hästi palju seda, mis see on nüüd? Toimetamise pinda on ju? Täpselt, toimetamise pinda, et meil on siin ja seal, aga meil on päris palju, meil on kohvimasin, meil on see B-keet ja et tegelikult siia nagu oleks vaja näiteks mingit sellist köögipinna nagu see mingit saarekest. Saarekest, täpselt. Ja mingi... No kuna see sein siin on, et siia mingit saarekest, et ruumi ikka on, et liikuda, siis oleks ruumi, kuhu asju panna ja niimoodi ka. Ja siinpool ka räägi, mis meil siin toimub. Siin, see on Ikea. Ikeast Ikea. Aga siia oleks vaja kas siis samasugune selline või uued kapid. Jälle, kuna meil on nii palju nagu neid asju ja siis on vaja natukene rohkem ruumi, kuhu panna kõike. Aga valgustus su siin üldse ei ole või? Ei ole, meil on ainult see üks lamp. Niimoodi, kui sa hakid, siis sinu vari on niimoodi selle sibula peal on ja või kuidas? Siis meil on see Ikea lamp. Väga hea. Siis meil on see iispriitare. On selle, ma mäletan see, jah. Oleme teinud seda, mida on vaja olnud ise teha, aga muidu me pole väga nagu, me saame hakkama. When you ask a bloke, is he handy? The knee-jerk reaction is to always say, of course I am. I can fix anything. Reality is I love like watching YouTube videos about it, TikToks about it, TV shows about like fixing up things, building things, that sort of thing. But no, I wouldn't say I'm particularly, I'm not incredibly handy. I always have to reference the encyclopedia of dad if I have a question about a certain thing. Kas te olete need seinad üle värvinud või need on alati olnud nii ilusad valged? Need me värvisime üle. Siin oli enne tapeet, kus oli nagu valged ja siis väiksed nagu tähed. See oli jube. Mis tähtede vastu? Need ei olnud nagu tähed, need oli nagu, ei, see ei olnud. See on mõte nagu taevatähed või tähed nagu... Ma ei oska isegi seletada, see ei olnud ilus. See oli nagu valge ja siis oli nagu hall ja siis ei, jube oli. Nii et me just värvisime, jaa. Olgu nii, üks töö on meil vähem teha. Täpselt. Vist ei pea värvima. Aga nagu need maalid siin seinte peal, ma saan aru, et need on sinu kätetöö? Jaa, ma oskan siis, kui ma nagu tean, mida koppida. Nii et see on vaata see tuntud, see Monet. Jaa! Ma koppisin seda. Wow. Nii et selle mina tegin. Kuule, aga ma näen, siin on mingisugune väga-väga kaunis teos. Kas siin on mingi lugu ka taga sellel? Mul sõbranna abiellub varsti ja siis me käisime tegemas seda töötuba. Ja siis minu idee oli, et siin on kõik nagu minu ja mu mehe riigi ja lipud nagu värvid on. Need siin on nagu must nagu Eesti lipp, valge Eesti lipp, valge on ka Austraalia lipus. Sinine on keskel, kuna sinist on kõigis 3 lipus, Austraalia, Rootsi ja Eesti. Ja siis punast nagu Austraalia lipus ja kollane. Nii et see on väga organiseeritud ilusane pilt. Kas sul on mingisugune nägemus ka, mis stiili sa tahaksid, et see ruum saaks olema? Skandinaavia stiil, mitte nagu, et seda oleks aru saada praegu. Aga heledad värvid pigem ja Skandinaavia stiili ja siin on nagu puhtam. Sinul on ju Rootsi verd on ja Ikea on Rootsi bränd ja minu meelest see on täiesti perfect match. Jaa.
igatahes suured tänud, Maimo, et sa oled meid siia oma koju lubanud. Aitäh. Ma arvan, et IKEA disainer Sally võtab midagi väga ägedat selle Ma loodan. ette. Siin on palju küll teha, aga ma arvan, et see saab olema üks väga põnev tegemine ja ma väga loodan, et sulle see kõik meeldib. No nii, Sally. Tere tulemast Maimo ja Brendani koju. Esmamuljed. Päris ilus valgus on siin ausalt öeldes. Palju loomulikku valgust on ju? Jaa. Tuleb Eestis alati kasuks. Aga mis sa arvad sellest kaunist sektsioonist siin esikus? Tundub, et neil on vaja natuke rohkem ruumi enda asjadele. Samas ruumi just on ju. Jaa, aga siin rohkem võiks olla nagu esikuala ja see on rohkem justkui nagu siuke elutoa teema, mis võiks olla elutoas kuskil vitriinkapis. Meil on sul üleval ka väikene kassikene, kui sa näed nugget. Ma ei saa aru, kuidas sa sinna üles on saanud, aga seal ta on. Aga see diivan siin on elanud läbi mitu kolimist ja sellest nad tahavad kohe kindlasti saada lahti. Mis sinu mulje on selle diivaniga seoses? Võid kohe istuda, väga mugav. Vaatame, padjad on Ai. ka päris siuksed. No mis nii viga on? No mis siin viga on? Mis siin viga on? Näe, väga toonis. Minule sobib. Sinule sobib. Ei, ma arvan, et suurem diivan. Suurem? Sest neil on ju väike beebi, tema kasvab, tema tahab. Külalised tulevad, ikkagi tavaliselt tahetakse ju istuda diivanil. Aga mis sa arvad sellest diivanilauast, tumbast? Jätad või vaatad välja? Samas on ju kena, sobib põrandaga. Et kindlasti mingid lastekaitseid siia. Või ka omale põlvekaitse. Mina olen väga kohmakas. Mul on vaja põlvekaitsmed siia. Nii, me oleme jõudnud kodus südamesse, kööki ja siin on Maimol üks väga suur probleem. Palju asju, vähe ruumi ja tegelikult ka ei ole väga head valgust, et mis siin annaks teha? Ja kindlasti on vaja laevalgust ja tõesti tundub, et siin on täiesti kasutamata ala. Et siia saaks kas või panna mingid kitsamad kapid, teha väikse siukse saarekese, et saavad võib-olla hoopis siin hommikukohvi juua ja ülemised kapid, need on ju väga toredad, sest need on ju IKEA-st. Ja vaata seda. Ja see on väga lahe. Et võib-olla nendega pigem koliks ka sinna seina ja paneks siit täiesti kõik kinni. Ja kindlasti jätaks alumised kapid, sest need on väga ilusad ja sobivad ka üldise sellise värvikammaga siin korteris. Pole mõtet lõhkuda lõhkumise pärast, et siis kui on vaja, on ju. Ja üks küsimus veel, see köögi tasapind siin taga seinas. Päris äge ju. Ja ei, see on väga lahe. Või kisud maha? Ei kisu, ei. Ma arvan, see on hea mõte, et see töötab minust väga hästi. Ta toob mingisugust mängulisust siia kööki, on ju? Ainult 3 plaati kisume ära. Siit 1, 2, 3 või? Just. 3 poolikut. Ei, need kõik ja okei. Sest õhupuhasti on siin liiga kõrgel, see peaks olema madalam, siis ta teeb oma tööd. Mis see peab siis olema mingisugune 50 centimeetrit? Ma arvan, et see on üle, või see on mingi meetrika võib-olla? No see on liiga, ikkagi siit. Kohe täitsa niimoodi, jah. Aga Sally, mis sa arvad? Kui lihtne või keeruline on selle toa korda tegemine sinu jaoks? Pigem on lihtne. Väljakutse vastu võetud, jah? Jah. Nii põnev, jääme ootama. Tule sisse. Sally! Kas see on see sama koht? See on sama koht, tšau. Tšau! Mul ongi karp täiesti lahti. Kui palju siin rohkem ruumi, issand, kui ilus on, mul on päriselt, mul on täiesti nagu pahviks löödud.
me olime üürikorteris Kalamajas, siis me läksime üürikorterisse Kadriorgu ja Kadriorus siin olles me nagu tundsime, et tahaks nagu osta midagi, nagu enda midagi nagu omada ja niimoodi. Ja siis me hakkasime vaikselt nagu otsima ja siis me otsisime siin, vaatasime enne ühte teist korterit siin samal tänaval ja siis see maakler, tal oli see korter ka, mis me nüüd ostsime. Ja siis me läksime seda vaatama, see oli natukene nagu kõrgema hinnaga, kui me alguses plaanisime, aga me saime küll nagu, meil oli piisavalt ja siis me nägime korterit ja tundsime, et see on ikka see nagu meile väga meeldis see. My grandma Maimo Saulep, back in the day, she actually did live in Kadriorg as well. And then she went to the school that's now the Russian high school, but it used to be like a girls' school. And she went to that school in Kadriorg. So I always had a dream to live in Kadriorg. I grew up in more rural locations in Australia, so not very big city locations, for example. I'm not a big fan of large cities. Kadriorg is close enough to the city centre for her, for example, that you have access to most anything that you need, and it's quiet for me. So there's lots of greenery, there's lots of trees, parks, that sort of thing, and there's not much activity on the streets, for example. So a bit of compromise of both worlds, I would say. Yeah, because in Kadriorg, you are so close to the sea, but then you have the park, and the park is almost like the forest. You have a really big park, and it's so grown and very nice. So you just have nature and city in one place. Samal ajal, kui noored oma unistuste kodukanti naudivad, nuputab Sally koos IKEA disaineritega, kuidas noorele perele hubasemat ja palju funktsionaalsemat kodu kujundada. Siin on siis näha nende korteriplaan. See on umbes 30 ruutu esikosa, kus oli suur kapp. Päeval on supervalgus seal. Aga nendel on ainult üks laelamp, mis siis ka ei tööta. Et nemad ajavad praegu suvisel ajal, kui on rohkem valgust, asja ära väikse lambiga, mis on neil aknalaua peal. Kindlasti võiks valgustus olla esikus. Kindlasti paneks ka valgustuse söögilaua kohale, ka põrandalambikese elutoa osale ja ka diivanilaua kohale valgustuse. Ka kööki paneks niisuguse suunatava valgustuse. Mis võib-olla üks asi, mida saaks mõelda, on see, et köögikappide alla sokki juurde saad panna ka valgustuse veel. Ja siia me teeme, siin ei olnud sellist köögiosa, seal oli täitsa tühi, seal oli ainult üks puidust riiul ja seal seisis ka neil tolmuimeja. Aga kuna niisugust hoiuruumi on hästi vähe, siis lisasime ka niisuguse 37-40 sentimeetri sügavusega lisakapid, mis siis pikeneb edasi niisuguseks söögisaareks, kuhu saaksime ka panna baaripukid. Et sellisel juhul, kuhu see soklivalgustus siis olemasolevale vist ei saa. Kas sa oled elutuppa mõelnud mingisugust vaipa ka põrandale soojuse loomiseks? Jaa. Mis on teie mõtted? Kas kandiline või ümmargune vaip? Milline põrand seal on hetkel? Seal on pigem niisugune heledam puidust, täispuit nagu parkett, hela. Ma vist isegi paneks suure kandilise sinna. Sest et see põrandalamp, mis sa oled valinud, see juba lisab sellist pehmust asjale, et võib-olla see kandiline vaip ei ole siis nagu väga selline raske seal. Kuna pere suur probleem on vähene hoiuruum, siis tuli planeerides hoolikalt läbi kaaluda iga detail. Kuidas saaks mahutada rohkem asju, kuid samas mitte liiga palju ruumist sellega kaotada. Samuti ei unustanud Sally, et Maimo suurim soov on saada uus diivan. Oled sa kardinate peale ka mõelnud midagi, et kas
no nende enda soov oleks seal hoida niisugust heledat tonaalsust pigem. Ja kuna neil on seal üks maal, mis on sinisega, siis ma ise mõtlesin, et läheks nagu sinise poole. Et kardinate puhul näiteks on sellised võimalused. See on täitsa niisugune pimendav. Ja see natukene siis varjab seda päiksevalgust. Kui disainerid on omavahel kokkuleppele jõudnud ja ruumiplaan paigas, näitab Salliga Hannale oma lemmikuid. Mida sa oled Maima koju välja valinud? Räägi mulle, näita mulle. Alustame kõigepealt diivanitest. Näiteks olemegi jõudnud siia, mis oli üks minu valikutest. See on väga hea diivan selles mõttes, et selle saad panna erinevatest moodulitest kokku. Siin on nurgamoodul, 2 inimese moodul ja lamamise osa. Ehk siis nagu olenevad pere suurusest valid omale just selle diivani suuruse on ja. Sa võid ka jätta ära siukse lamamisosa või siis panna 2 lamamisosa üldsegi ühele poole ja teise poole, teha siukse U-kujulise. Natukene särtsakamale. Inimesele, minule võib-olla tuleks punane koju on ju. Jaa. Ja siin on nagu sellised ikkagi skandinaavialikud, rahulikumad toonid, nagu tegelikult mida Maimo tahtis on ju, väga ilus. Just. Aga ma mõtlesin, et võib-olla on liiga madal Maimo juurde. Nii, ma näitan sulle nüüd teist varianti. Jaa. On selline diivan. Testime. Oo, kui pehme. Kui sellest pealt näha, ta ei tundu nii pehme diivan, aga see on väga mõnus. Jaa, see on diivan voodi. Wow. Võtsa lahti. Need ära. Need ära. Võtame need ära. Ja nüüd voldime, see on imelihtne. Kuule, see on nagu liiga lihtne. Ja ongi olemas voodi. No võt, kuna Maimol ju käivad ka Rootsist sugulased külas, siis oleks ju hästi hea niimoodi lahendada. Just. Ja siin on selle diivani juurde saad ka sobitada ilusasti tugitooli. Kas see midagi rootsikeelset? Kuule, väga mõnus. Kohvitass on veel puud, see on täiesti perfektne ju. Aga ma ikkagi näitaks sulle diivanit, mis ma välja valisin, mis osutus minu lemmikuks. No nii, see ongi see jah? See ongi see. Me välja valitu ossa raks. Issand, võt see on kõige pehmem neist kõikidest diivanitest. Siia ma jään ise saate lõpuni või? Ei, oota, ma näitan sulle veel. No. Ops. Istu nüüd. Oh, wow. Oh, kuule, see on ju geniaalne. Oota, proovime nüüd korra niimoodi. Issa, kui mõnus mõte. Nii ja proovi veel niimoodi ka mõtte. Oi, liiga hea. Ma arvan, et ma oma kodusse tahaks lahkudagi, kui mul selline diivan oleks. Ja väga hea selle diivani puhul on see, et sa saad seda nurka ise vahetada. Ja mis ma veel sulle ütlen, see on 10-aastane garantiiga. Oh, nii et siin diivani peal võib hakata hüppama. Ärge kodus tegelikult ikkagi nagu järgi tehke. Sellise süsteemi ma paneksin siis söögilaua taha, vitriinkapi. Siin ta siis saab panna ilusasti klaasid, ilusad vaasid, sellised nagu, et saaks luua niisuguse ilusama presentatsiooni. Just. Et see on siis traditsioonilises stiilis, tammespooniga, väga vastupidav. Siuke soe ja naturaalne. Sellel sarjal on hästi palju erinevaid võimalusi. Saad üksteise otsa panna kappe või siis jätta niimoodi eraldi, et näiteks siia peale juba saad panna teleka, näiteks teleka alusena kasutada. Ehk siis sa saad tegelikult panna selle maha, üldse nagu siia peale veel
teise klaasidega selle kappi ja nagu võid panna hullu ühe sõnaga. Ja, erinevaid võimalusi on. Väga põnev, väga põnev. See toon on ka tohutult kaunis ja ma tahan näha ta nägu juba, kui ta näeb seda kappi. Kuna projekti valmimiseks on aega vaid 2 nädalat, siis on kõikidel kiire. Ehitajaid on aga tabanud Kadriorus ootamatud probleemid. Elektrisüsteemiga tulid siin väiksed probleemid, et vanad kaablid olid sellised, nagu nad olid, et kohad olid täitsa kärssad nagu, et see natukese võttis siin hoogu maha. Okei, ja siis see tähendab, et... No elektrikul oli natuke rohkem pusimist, et siin teha mingi lahendus, et see toimiks nagu, et... Aga üldosas muidu läheb normaalselt, et mingeid muid takistusi nagu ei ole, et sai nagu plaanipäraselt need pistikud, mis oli vaja juurde teha. Et esialgu oli ainult 1 lamp laes, mis ka ei töödanud nagu, et nüüd tekib siis 4. Ja just, et mingid pistikupesad ka ei töödanud, ma sain aru. Et... Jah, pistikupesa oligi selle sama süsteemiga seoses nagu ei töödanud, et seal oli alumiinium ja vask kokku pandud. Siis ta oli nagu, tekib mingi reaktsioon ja siis ta läheb nagu kärssama, et oleks puitmaja, et siis lausa oleks võid mingi tulekahju tekkida, et selles suhtes õnneks on kivimaja. Okei, no siis läks ikka väga hästi. Et siin elektrisüsteemis nagu pererahvas on mingi alguse väikselt ise teinud, et tegid vannitoas remonti ja siis juba alustasid nagu uue elektrikilbi paigaldus siia, et siia on nagu hea lihtne lisada nüüd juurde, et kui kuskil toas remont tekib, et siis kohe teha uus kaabeldus ja panna vastavalt need kaitsmed siia nõuete kohased nagu. Et selles suhtes meil oli natuke lihtsam, et see oli olemas. Et siis need kaablid, mis, kus need uued lülitid tulid, et need kohad tuli sisse freesida, et see oli ka natuke see pusimist, et vanad kaablid olid ikkagi päris väsinud ja tuli asendada nagu, et... Ja siis seal selles seinas ei olnud üldse lülitit nagu siin. Et siia tuli panna lüliti, et see oleks mugav nagu panna elutoa ja köögi või selle söögivalgustus nagu siit lülitist, et muidu... Ja täpselt, et see peab minema üle toa sinna on ja... Et saadki tuled siit, paned kõigepealt elutoast või siis oleneb, kus sa lähed, kas söögituppa. Ja. Ja siis sealt poolt seinast läheb on ju köök ja esik. Siis läheb köök ja esik, jah. Et siis on nagu köögis on nagu nii toimetad seal pool, et siis saab sealt lülitada, et muidu oleks siit jälle kaugeks võib-olla jäänud. Et lisapistikud veel, mis tulid, lisapistikud tulid veel kööki, kuna siia tekkis nüüd see saare osa. Et siis siia olid need pistikud tulid juurde veel. Okei, aga laakke siis... No lael esialgu oli plaan, et freesiks lambisooned sisse, aga siin see vana lagi oli selline nagu oli, et siin ütleme, et seda korda teha oleks päris suur peavalu olnud, et lihtsam oli panna, tuua teda natuke alla ja siis kaabeldus teha sealt reikade vahelt ja no ütleme, et selle paneel jääb täitsa viisaks. Väga hea lahendus, sellepärast, et uued paneelid on minu arust palju hubasemad, mida me just taotlemegi siia eluruumi. Ja ta just ei too seda lae üldmuljet väga palju allapoole ka, et see vist on ainult, palju see on? Ta tuleb kokku 2,5 senti siis praegu. No, see on nagu... Panime nagu minimaalse reika, mis... No võt, sellest ei saa arugi tegelikult. Ma arvan ise, et kui pererahvas näeb, siis nad ei saa aru, et allapool tund on. Ja mis meil järgmised plaanid on? No nüüd on suurem tolmutamine möödas, et nüüd saab maaler alustada nagu seinte pahteldamist ja värvimist, et eeldatavasti homme saab pihta hakata, et siis ilusti oleme plaanis. Väga hea. Et saab värvimistöödega alustada nagu. Kuna ma olen saanud juba mõningaid vihjeid, mida Sally soovib Maimo koduga ette võtta, siis on siin IKEAs üks toode, mida ma tahan omalt poolt Maimole kindlasti kaasa haarata. Lähme vaatame selle üle. Tere tulemast minu lemmikusse kohta terves IKEAs. See on garderoobi osakond. Ma paigaldasin äsja endale koju paks garderoobisüsteemi ja see on üks elumuutev lahendus kodus. Vaadake nüüd, minu üks lemmikumat funktsioone on see välja tõmmatav nagi sinu pükstele. Paned siit üle, naks ja niimoodi mõnusasti ripuvad. Siis väga äge funktsioon on ka näiteks kotikestele või ehetele selline äge nagi, aga Maimole võtame täna kaasa ühe oma lemmiku komplement sisu. See asub siin.
See on ideaalne lahendus garderoobi. Mõtle, sa tuled koju, sul on käes võtmed, sul on käes sõrmused, sa paned need kõik siia, võtad eest ära ka võib-olla päikeseprillid, laks, võib-olla sul on taskus väike pastakas, paned selle ka siia, lükkad selle kinni ja enne kui sa oma koju sisse astud, sa oled juba vaba, võtmed on kõik omadel kohtadel ja saad oma õhtuga minna edasi. Nii et täiesti geniaalne lahendus. Niipea kui ehitajad oma töö lõpetavad, saabuvad IKEA mööbli kokkupanijad, kellele jagub siin tegemist päevadeks. I'm genuinely at a loss for words. Ja, see on nagu nii teistsugune, nagu nii uus. It's a complete 180 from what we did have. So, no, but like a pleasant surprise. It was pretty incredible, yeah. Kas sa tunned ära? Generien. No, ta ei tunne ära. Ta on mingi, kas ma olen kodus? Kelle kodus? Täpselt, jaa. Ei, uskumatu. Ehituse paigaldustööd siin Kadriorus on lõppenud ja Sally on veel lisamas viimaseid sisekujunduslikke elemente. Maimo, Brendan ja Isaac on aga peagi naasemas koju, mis tähendab seda, et meil on kiire, et nende korter enne valmis seada. Nii et läksime nüüd. Tule sisse. Sally! Kas see on see sama koht? See on sama koht. Tšau! Tšau! Mul ongi karp täiesti lahti. Kui palju siin rohkem ruumi? Issand, kui ilus on. Mul on päriselt, mul on täiesti nagu pahviks löödud. Hea töö! Ta-ta-ta-ta! Siin sees on väga palju hoiustamist jalanõudele. Sinna üles nad saavad panna ülerõivad ja ka teisel pool, kui selle teed lahti, siin on samamoodi. Saab panna jalanõusid ja nagu sa panid ka tähele, siis siin on kapivalgusti. Teed kapi lahti. Liikumisanduriga. Jaa, just. Nii äge. Sallil on tõesti kõik viimseni läbi mõeldud, sest absoluutselt kõik on detailideni paigas. Kuna neil ju käivad külalised ja siis on hea nipp panna endale nagid, kas siis kapi külge või seina külge ja sa saad panna lisatoolid siia rippuma ilusasti. Oh, wow. Sa ei pea nüüd kuskile kappi ära peitma, vaid panedki niimoodi ilusasti nagi otsa. Kui sa tooli ära võtad, paned selle ülesse, keegi ei lähe siia otsa ka ja tagasi. Nüüd on tagumine aeg viimased asjad paika sättida, et pere saaks lõpuks ometi koju tulla.
Ma arvan, see on imelise koha peal, sest see oli Maimo suur soov, et see maal või siis see teos isegi saaks väga prominentsele kohale. Kui te mäletate, siis ma tahtsin võtta igas kaasa Maimole ühe erilise asja, mis on ehete sahtel. Ja pigem see on sahtel, kus sees on selline kompliment sisu, kus sa saad panna oma ehteid. Siin on Maimo käepõru, patsikumm, aga ka näiteks ma ei tea, võtmeid, prille, lipsukesi, mida iganes. Ja need on mugavalt ära organiseeritud, kõik on ilus, kõik on sul kontrolli all, silma all organiseeritud ja see teeb lihtsalt elu nii palju mugavamaks. Ma olen päris elevil, aga ärme kuluta aega, toome need sisse. Hello! Welcome back home! Tulge edasi! Tulge edasi! Oh my God. Oh, wow. Yeah. Oh my God, yeah. Mm-hmm. I don't recognize it. I don't recognize the place. Ma olin šokeeritud. I'm genuinely at a loss for words. Oh, wow! Yeah! I had to put off my painting too. Yeah, yeah. Yeah, I'm so glad to hear that. I think you like it. Ja, see on nagu nii teistsugune, nagu nii uus. See kõik siin on saanud ju võimalikuks tänu meie superdisainerile Sallile, kelle ma kutsun kohe siia sisse, kes räägib natukene lähemalt, mida ta siia ruumi teile tõi. Salli! Tere! No nii. Ma arvan, et kohe hakkab teile silma, kui palju teil on siin valgusteid. Panime siia esikusse, kööki, vähe sellest, kööki panime ka töötasapinna kohale valgusti ja meil on ka diivani laua kohal valgusti, söögilaua kohal valgusti ja see pole veel kõik. Ka siin on valgusti. Ma ei tea, ma ei oodanud nagu nii palju valgust. I'm pretty sure I've seen you actively point this out while walking through IKEA though. I have. As a light that you want. Yes, they are also very nice, but I like the spotlights. Ma näitan teile köögis. On selline pult magnetiga. Ja sellega saad siis köögitasapinna valgustust. Saad seda võimsust muuta, eredamaks ja tumedamaks. No we are light. We are light. Igal pool. Igal pool täpselt. Ja muidugi me ei unustanud ka nuggetit. Ta saab pesid seda. Jälle imekombel siia üles roni. Ja, täpselt. Ja väike pesakene ka siin all. It's adorable, it's great. I promise you she'll still prefer the Remy paper bags. Yes, she loves the Remy paper bags. Ma nägin neid kausse. Jaa, väiksed kausid talle ka. Ja hoiuruumi lisasime teile saare. Me lisasime terve rea ülemisi köögikappe ja vitriinkapp. Ma olen alati tahtnud vitriinkappi, mulle väga meeldib see. Ja nagu sa näed, me oleme ka kasutanud hästi palju sinu enda kunsti, vaase. Mulle väga meeldib, et disainer Salli kasutas minu käsitööd ka. Näiteks minu maaling. Ja siis mul see väike oranž
Yeah, see. I don't know what to say. It is like, yeah. I don't even know where to start. No. I keep coming back to the kitchen island. I know, right? The addition. Yeah. Yeah. I didn't know we had this much room. No, exactly. Meil on nii palju ruumi või kuidagi nagu ruumi on. It's a complete 180 from what we did have. So, no, but like a pleasant surprise. It was pretty incredible, yeah. Particularly the kitchen island. I love the kitchen. Seda ma pean ütlema, seda ma ei arvanud. Ma arvasin nagu, et võib-olla pannakse mingisugust köögisaart, aga mitte nagu, et ta nagu põhimõtteliselt sisse ehitatud. Et see on päris uskumatu, seda ma ei arvanud. Ja see matchib selle vana köögi, selle teise nagu saarega või selle pinnaga, nii et see on päris uskumatu. Yeah. And I love the curtains. Väga ilusad kardinad. We were just talking about that today, actually. Yeah, okay. If they don't put it up, we definitely will. Kas sa tunned ära? Shenrien. No, ta ei tunne ära. Ta on mingi, kas ma olen kodus? Täpselt, jaa. Ei, uskumatu. Ma ei tea, mida ma ootasin, aga see on ikka üle ootuste. Ma peaks ütlema, jah. Tehtud! Issand, kui hea tunne see on. Väga hea töö, Salli. Sa oled ikka väga uhke olla endale. Ma tänan.